Onu, mis sa tõid head meile? Kas te teadsite, et Rimis müüakse Dinatsi sidureid või? Oli see hästi saadnud? Kuule, aga võta otsast kinni, meile käru ka vaja. Käru on ka vaja, võta kinni. How dare you? Rääkida ka. See Dino. Tegelikult tellisime uued ka. Neil on mingi uus mudel väljas, mis on siis, peaks kauem kestma ja värki ja asju. Aga ma tellisin neid 8 tükki siia prooviks. Aga kuna Niknak sai aru, et ta sõidab pikemat rada ja rehv saab parem otsa, siis need järsku said otsa. Rääkisimegi liiga palju. Jah, kõrd kaamera ei taha koostööd siin teha. Teeme otsast peale, duubel 2 vaata. Ja meil FIA üritus täna siin homme, meil on pühapäeval ja siis vormistame ära. Tavai, mine sõi. Oleme jõudnud FIA võistlustele kohale. Oled jõudnud elu üle järgi mõelda, millega sa kõik siin superfinaalides hakkama said? Ei. Ei või? Ei ole jõudnud. No, kuidas see... Liiga kiire aeg oli vahepeal. Ma läksin Saksa, tulin Saksast tagasi otsa siia, sõitsin ja kõik. Kus sa läksid oma selle rattalaagriga? Panid selle kuhugi seina peale? Kas see oli pro esimene? Rattalaager on vanemate juures koduskapi peal. Seda ei antud sulle? Seal, kus on teised kärekid. Nojah, ega punkti vähe sai käristatud sinna, sai pulli ja nalja tehtud. Nüüd on põhimõtteliselt siin vaja vormistada, aga Riimo Lõdvaks ära lase pingutama peale. Et siin nalja ja pulli tegema ei hakka. Siit tuleb ka ikkagi võita juba. Kui sa juba selle otsa laati tegid, siis too veel. Äkki siin saab karbonist midagi siit. Nii kergemat ei tõmba kaela ära. Nissan on mingi. See oli päris raske. Kuljus. Aga ei, auto on ju äge, auto on kiire. Autol on nüüd jõudu jälle. Te olete siin jälle tuuninud, teinud mingeid laedaid asju. No jah, nagu jälle, ma ei hakka siin ütlema midagi, 3. veiskeit. Disaini viga, sellest räägime kunagi hooaja väliselt, kui hakkame ehitama jälle midagi, aga no seda ei tea, kas ehitad. See on vaja ehitada ja no mida iganes. Mina ei pea nendest asjadest teadma. Sa ei pea mina teadma, sina mine sõida, hoia peal ja vaata, et siis on head edukad trennid. Üle treenima ka ei hakka ja täna ongi niimoodi, et just oli FIA kvalifikatsioon, täna on reede, nüüd on teie trenn, siis homme laupäev me terve päev saame FIAt vaadata, õpid. Pidid looma, et. Aga kaelkirjalikult vaatama. No mõtleme, vaatame, kumb plaan täide läheb. Ja nemad sõidavad pikemat rada üldse, no tegelikult ei olegi väga palju õppida. Poole raja pealt pead õppimise ära lõpetama. Ja siis ongi, ja siis pühapäeval tuleb alles see nii-öelda sinu võistlus. Eesti ja Baltiku ja Livoonia võistlus. Kõik maailma lõpud, see on kõikide lõpp. Ja tegelikult sa registreerisid ka FIA-l ennast, aga ei osutunud valituks või? Mis sul resümüü oli kehva või? No võibolla jah. Eelmise aasta pro-meister sai kahjuks minna või õnneks, ma ei tea. Aga järgmiseks aastaks on natuke tee lihtsam võib-olla. Võibolla. Vaatame. No võt, davai, pane kübar pähe ja mine kuljetama. Yes, tšau. Tšüss. Bye, have a great time.
rehvi rõhku, kui veits juurde panema. Liiga kripjanud. Kas saab ühe ringi veel? Siis vahetame ära ja paneme rõhku juurde. Vahetame rehvid ära ja rõhku juurde. Päeva lõpuks on vikerkaar ka välja tulnud ja otse loomulikult käib vikerkaarsiga kaasas. Vihm hakkas sadama nüüd täpselt trenni lõpus. Ma ei tea, pühapäev võib ka sajuni tulla, nii et saab trenniringe proovida täna ka siin vihmaga äkki paar tükki. Elame-näeme, ega ei tea. Trenni pikendati, Eliine ütles, et ta vaatab suitsu järgi. Aga nüüd polegi suitsu, ole. Nüüd võib söö läbi lasta. Sulle kirjutas ka, et treenib kannabiir Lomber või? Longero või? Ei, mul ütles Lomber. Lomber? Lomber, jees. Peale treeni viga autod Lombardi või? Trenn sai niimoodi läbi, et meil auto jäigi sinna raja peale ja keegi ei panegi tähele, nüüd on midagi katki. Viimane ring vihmaga, noh, proovime vaata. Ma ei tea, ütles, et suri välja lihtsalt. Vaatab, äkki keegi lohistab ikka see raja pealt ära, ta on seal kuskil. Lõpus. Mingi buss tuli. Äkki tuuaks ikka koju. No Taavi, mis emotsioonidega siin oled? Kas kahju on, et BMW-d ei ole kaasas ei ole, väga hea meel on. Täna on puhkus. Kuule, aga Nissan on katki nüüd. No õnneks on siin uued või nüüd sa saad tagasi. Vanad McQueenid. Saad neile tagasi teha nüüd. Kõrval neid. Mine too ka kõrre jooki ja. Pöidla, et keerutada. Ei olnud nii hull see BMW. Ei, muidugi. Lebo. Õnneks tegi palju tööd algis ära. Teda vist pole siia mõtet enam tükk aega oodata. No jah, ei tea. Ei no pärast oli ta emotsiooni oli ikka hea sellest. No loodame, et video ka meeldis ja mees sai ikka kiita ja näitasime, et tipp-top mees. Muidugi, pole häda midagi. Järgmine kord jälle vaja. Loodame. Meie uinuv kaunitab tuleb sealt. Taavi tead, mis mul bussi taga on treila. Tead, mis treila sees on või? Muidugi, see on ju kaasas ju. Mul läks meelest ära, see on ju kaasas ju. Igaks juhuks vaja ikkagi... Kuule, aga äkki sa saad taga sõbruneda, võtame välja siia pukkide peale. No aga mine tea ju. Äkki tahad kere... Muidugi ta on kaasas. Jälitab siin. Ja ta on täpselt sellises seisus, nii nagu viimane kord ta treilasse läks, nüüd ta tuleb treilast välja samamoodi. Ola, mis te autole tegid? Mekaanik. Hakkas vett karsma. Mekaanik. Ma üldse ei kiirendanud. Ei no ta tegi nagu... Aga ma mõtlesin, et Traisompi rihm on peal nüüd. On jah? Jah. Ta on räpak vaatamist ka. Rihmad on peal. Rihmad on peal. Ja tuli siia vaatan, pustilõdikud on, rihma on, sõitepoid on, piusid on, turba on. No kurat, väga katki ei saa olla. Väga katki. Ja õlirada ei olnud ka. No järelikult, aga nagu kiirendamise pealt või ei saanud üldse tristida või said? Ei, nagu tulin sealt eest ära ja siis tegi transition ja siis ta nagu ei enam mitte. Siis ma lasin maha ja siis vajutud gaas, siis gaas ei reageerinud enam. Ja siis suri täitsa välja. Siis ma veerisin. No voolu ka on ju. Kurat, tuleb ka põlev. Kojameesid sai teha ja. Äkki segusiiber sai otsa. Easy fix äkki siis. Rihm on ka peal. Ja see on ka peal. Kütus sai ka enne pandud. Panite õiget kütust, äkki panite vett? Ei siit punasest kanistrid oli, see oli õige. Ju ikka oli. Mina tankisin viimase kankutäie. Destilleeritud vett ei pandud? Ei pandud. Lõhnad ikka piiritse järgi.
see on vaevastab jah, 2,5 par, kütsi pumpamine või teema. Fuel pressure pole jah? aga ees ei ole Kütsi rohkem pole jah? ees ei olnud väga ilus hääl. Ei ta sureb välja niimoodi, siis ta koliseb. Ehk siis ta ei anna kütsi piisavalt peale. Ei, kütsi survet ei ole. Aga kus kütsi surve läks? Äkki on pump puuksu teinud. 2 võistlust sõitnud pump tegi puuksu. Tea, midagi lahti või filter või? Ei saa nii umbes olla. Kus ta umbe läks? Filter esimesele jah? Ei, enne vaataski juhtmeid ja asju. Tuleks vaadata seda pumpa, mis annab paagi ette, äkki üks pump, see, mis annab ette. Jah, enne proovime ikka otse releedega. Noh, kiire diagnostika on tehtud. Ega suht kiiresti said siin mekaanikud jälile. Vaadati kütuse survet vähe ja siis Magnus võttis sealt releed välja või? Jah. Ja panid releele otse voolu peale, igale pumbale eraldi. Jep. Ja mis selgus? Ette anda pumpide häält. Ei lifti? Ei lifti, jah. Ehk see pump, mis paagi sees on see, mis annab sinna väiksesse paaki kütust ette, kus on 2 pumpa, mis tuleb siis kütusena ette. Et see on selle loksumise vastu, et kumbad kuivale ei jääks. Aga nüüd see liftpump ei lifti kütust õigesse kohta. Huvitav lugu, see on nagu déjà vu sealt Vulbilowst, et siis me otsisime seda survehäda, et surve langes. Praegu on nagu surve täitsa nulli, see auto surigi sellepärast välja, et logist on ka väga hästi näha, kuidas see pump hakkab kinni jääma. Ja nüüd tuleb siis krõpa jälle see CFC-unit välja võtta. Eks ta natuke selles mõttes võib-olla on tülika koha peal, et sinna ei pääse otse ligi, vaid sealt on see tulemüürist nii-öelda juppa välja võtta. Ja kuna pumbavärk on, siis Karl on käinud auto all, ära võtnud kütusefiltri ka igaks juhuks, et see ka juba siis läbi pesta, et need pumbad ei oleks jumala eest eritanud mingisugust materjali. Ei käi läbi tahad öelda või? Tuleb kütus läbi või? No ma ei tea, tilgub natuke. Aga see on täitsa teist, keera teistpidi. No see on kehva maitsega, ära seda joo. Teisipidi tuleb jah. Ära raiska alkoholi. Kütusefilter on ka natuke paha või? Natuke Võid aga kurat nagu täitsa pekkis on see kütusevärk, kuradi närvi hakkab ajama juba raisk. Millega sõitma hakkab? 98 raisk. Saab 500 hobujõudur kõik. Vähemalt sõita. Filtriga ka siis nagu läbi leotada ja pesta. Eks ta nüüd on siis peale seda Vulbilows on 2 etappi või? ei viitsib push käima, teeme õhku. Oota, jah. Vaata, kuhu poole tuul on. No vist voolu on nagu nii vaja panna. Peaks selle autolaad ja aku ka vist laadima panema, kui siin see päike paistab sul siin. Jep, võiks panna küll selle väikse laadi. Toon selle ka laadi. Filter nagu ei taha läbi käia, aga see ette pumpa ikkagi ära ei tapa. Siin on mingisugune ongel. No, me saame selguse. Magnus võtab selle uniti välja ja vaatame, mis nagu need asjad seal on. Tead, et meie riigis koputajaid ei salli. Kopu! Aga pane korraks sinna, tee selle poole alla. Hästi korraks. See teeb purtsu äkki. Nii, see on pluss. Pane korraks ainult. Jep, võta. No mis see on? See on must leta või? No näed, mu käed on samasugused. Filter on järjekordselt umbes, me näeme niimoodi, et siin on settinud igasugust asju. Ehk need pumbad, nendele ei meeldi etanool, kuigi nad on etanooli kindlad. Väidetavad Hellcati pumbad, kõik on. Tehasest tuleb ju valmida. Filter on umbes, noh, see ei ole põhiprobleem. Põhiprobleem on see, et see pump ongi kutu. Aga vaata, kus pumbad eritavad seda magnetideeritust, seda kuradi harjadest tulenevat puru, mida te nägite ka Maikeli auto episoodis, või seal eelmises episoodis. Selles mõttes, et tekib nagu nõutu olukord. Mida ma siis veel teha saan? Mis pumpasid kasutada? Ja nüüd on see, et selle hooaja lõpetame nagu selle kütusega ära. Aga kui tulevikus on plaani nagu driftiga jätkata, siis mina ei tea. Tuleb mingisugune muu lahendus leida, sellepärast see ei ole nagu okei. Vähemalt meil on siit naaberboksist Salju, kes saab pumba ja mul on need teised pumbad ka, aga nagu see ei ole nagu siuke asi, et neid kogu aeg peaks vahetama. Aga noh, näete, me oleme targemad siin läbi etappide, et nüüd me teame juba just mida otsida, aga see üllatus, mis siit tuli nüüd, ei ole ilus.
No tere hommikust siia, laupäev on vahel olnud, vaatasime FIA võistlust ja nüüd on tulnud aeg meie kord. Auto sai eelmine kord kordais, nagu te nägite, me saime selle liftpumba ja me oleme täna targemad ka, et mis seda võib-olla põhjustada võib, et võib-olla ikkagi liftpumbaks ei ole vaja nii võimas pumpa, mis käib siis kogu aeg täispööretel ringi ja ta hakkab ennast kulutama, sellepärast ta tahab ka vastusurvet saada. Ja see võib see probleem olla, et ja teine võimalus ikkagi tuleb võtta brushless pumpasid, kus üldse seda jama ei ole. Tuletõrje on valmis. Ees. Mis emotsioonid valdavad siis? Kas tuleb vihmane või tuleb kuiv? Vaata, mis auto välja aetud on, pigem tuleb vihmane, ma arvan. Sa öösel raudselt tantsisid. Voodi peal tegid nõiatantsu, et vihmane. Ma siplesin nii palju, et ei saanud magada, et tahaks hirmsasti veel BMW-ga sõita. No kaarte ei ole väga palju vaja võib-olla siin segada, aga kes teab, äkki vana jumal annab meile veel mingid saatused ja võimalused. Aga igal juhul jah, BMW on välja aetud, lihtsalt tuli geniaalne mõte. Hirmutamiseks ja registreerisin ära ja kõik. Aga kui sajab, siis on ainult kütust vaja ja rehve ei lähe. Siis ma võin ju sõita, mul on kõik asjad kaasas, mul on kiiver puudu, aga selle ma leian siit koha pealt. Ülejäänud asjad on õnneks kuidagi kaasa jäänud, vana kombe asjad, kiles viiner tuleb nüüd. Aga kui vihma sadama ei hakka, on problem, siis ma maksin selle osalustasu tühja. Ei, no tegelikult ei ole problem. Ma olen kvalifitseerunud siin selle autoga. Ma ei tea, kas ma tahan seda proovida kuivaga, seda piikerit selle autoga. Sa ise hirmutasid ära mind, ütlesid nii hull. Ei no ongi hull, ega sellega ka hull. Ega see lihtne ei ole. No hea küll. Kurb lugu on see, et ega meil nagu alla kollase Sestino ei ole midagi siin alla panna. No paneb 3 paari rõhk. Aga kehalast ma võin öelda, et ega alla kollase Sestinoga sellega sõita ei olegi võimalik. Aha, väga hea, pane see ennast valmis, sina treeni, sa oled see primary värk meil. Meist triitel on vaja siin ära kindlustada. Karel lihtsalt tuleb, vaatab, äkki saab mingit pulli teha jälle. Et siis kui sul meistertiiter nüüd kindlustatud on, mingi hetk top 3 on kahes juba ja me kokku satume, siis ei ole tiimorderit enam. Siis on mees mehe vastu. Siis on talvel palju tööd. Võib-olla tõesti. Aga Taavi on õnnelik. Vaadake seda mehe nägu. Yes. On yes. Kule kasti pea maha võtma, ainult suka vahetus on praegu. Michael sõits üle ääre, vaata, lõks suka ära. Või sõitsin mina, kes seda mäletab. Aga hea küll, toimetame ja vaata, mis saama hakkab, et ma tahaks ikka vihma nüüd. No tule nüüd, tõmba luugid lahti. Kummas iganes reas sa oled, siis ära sinna ritta mine enam, sellepärast et Timur Lipski, Strelkov, Sallu, kõik on mitu ranni sõitnud juba. Ees või taga? Ma ei oska öelda sulle. Seda on 7 read, ma vist läheks sõidaks enne ühe liini maale.
driver liikus ka siit boksist välja ja läheb line-up'i juba. Tuleb kuskil maakera ringiga, läheb mootorit soojaks. No seda näete umbes mingi 2,5 tunni pärast, sest ükski mees enam rehve ei vaheta, kõik on järjekorras ja mingi jah. Aga kiiruse mõistes nagu ma näen, et on natukene puudu pigem. Jah, ma ei teagi, kas peaks neljandaga siis hakkama chase. Kohe näete, kui sodiks see teine Karel sõitis nüüd selle BMW, et ta ikka üldse nende BMW-dega hakkama ei saa, et see on minu teisik, mina ei tea midagi sellest, mis juhtus. Aga mina tahan rääkida teile Car Verticalist, sellepärast kui autodega juhtub ikka avariisid ja kui te olete oma unistuste auto otsingul ja te unistate ühest ilusast Ferrarist, siis tuleks kindlasti Car Verticalis kontrollida selle tausta ja kasutada vampiira ja sooduskoodi, sellepärast teie unistus võib olla ka mingi mehe käes või naise käes läbi elanud mingisuguse avarii ja võib-olla ta on siis taastatud nii-öelda halvasti või hästi, et avariilised autod ju alati ei tähenda seda, et neid peaks vältima, aga siis sa tead lihtsalt, mida sa ostad ja võib-olla siis õige mõistliku hinnaga, mitte ülehinnatuna, kui ta on natukene vanem ja väetim, aga unistus on just käega katsutav. Nii et tasub vaadata Car Verticalis kindlasti autode ajalugu, kasutage vampiira ja sooduskoodi ja vaatame nüüd siis, mis see teise Kareli vabandust sellele BMW õnnetusele nüüd on siin. Vist on Heinamaa peal käinud. Peegel ka katki. M3 peegel. Mida see? M3. Kuule, miks sa trenkid või kas? Ma ei tea, mis niukse hoo peale sai ikka. See oli väga hull ju. Tõmbekas on ära ja Tiibrid on põruksest. ei no pauk oli hea ikka. Mis see viibri? Nina läks ka. Kalliks läheb, see on mingi nalja tegemine siin. Aga nina vapsi korras. Sendid, korras. Ei olegi nii hull. Kiire on see auto vihmaga reist, ma ei saa aru, aga siis kui backboard'i viskad, siis enam ei tule tagasi. LSD reist, jah. Võtad see mingi 1/4 pilti oli, vaatasin sealt, kurat, see on väike pilt küll, aga see on natuke liiga korralik maut. Meril on jõudis järgi või? Ja siis tuli nurga alt välja, oi, plää, jumm! Siis ma lasin maha, siis läks nurgale, siis mõtlesin, vajutan põhja uuesti ja siis kõik. Isegi kui sa oleks selja ette keeranud ja full gaasile läinud, Ta ei oleks tulnud. ta oleks ääreka peal igal juhul läinud ja noh, ta ei maatnud ära. Oleks pidanud ikka chase ima kogu aeg. Valis ei saa chase. No oli seda ühte seda kvaliringi vaja, aga nüüd läks viiks läks. Tegelikult ei juhtu väga midagi või? Ma ei tea, mis siin all toimub. Siis lükkas siit ka ära midagi. Mis mitte? Perse sai enne paugu ja siis viskad. No sama nina nii-öelda. Kalliks läheb see värk niimoodi. Töötab sisse. Käiab paika. Läksid kuradi kiud lendama. Jaa, ma näen tegi tati kohe. No ja vaata kvalifikatsioonid peavad saada üle. Hirm. Ära põe hoia peal ja. Mõne hea ringi said või? Jäi. 0. 2,5 kehva ringi. Aga siis ongi kvallis, ongi paras viimane aeg. Ja proovima, õppima hakata. No pro ikka proovib vaata. Ikka proovib. Sa oled ju võidusõitja. Ma olen meister. Ma olen üle-eelmise aasta meister, mis mõttes ma ei saa hakkama.
continue with the next driver, and that is Karel Piroja. Let's see what he can do on this first qualifying run. Always a driver who can put up a good show, and in this run he will try to do without the big show and try to keep it together and try to get some points on the board, because it has looked tricky. We have a lot of zeros in the first run for a lot of the drivers. Now to the part where we have had a lot of problems for the previous drivers, and a spin there unfortunately for Karel Piroja, and we have another zero. Ei õnnestunud. Algus oli hea. Rasked kohad sai läbitud, aga siis tuli kolmnurk. Bermuda kolmnurgast seekord läbi ei tulnud. Algus oli hea ju? Ei no, ei olnud hea, aga nagu rajal olid. No ma räägin. Rajal olid. Aga mis seal juhtus? Ma ei tea. Sa olid käsika, läks gaasile, ja aga seal on mingi õige libe koht või? Joo, ei tea jah. Maikil ütles, et ta arvab, et seal on kiilas, nagu ma ütlesin, et äkki viskas nagu... Ei no oligi nagu, ma tahtsin Kässariga hästi lohistada, et noh, setlib ära, vaata, siis lähen kahurikult gaasile. Kässarit vajutasin või nagu, Kässari tõmbasin ära, lohises ja nagu gaasi andsin. Kohe läks. Jah, kohe läks. Aga mis seal on ka see... Ei oleks pidanud hästi Kässarit näppima. Ideaaltrajektoor on seal, vaata, selles mõttes ongi seal, need kohad on kõik livedad läinud. No jah, ega libe. Esimese kasti peale ka kuivas juba ära tegelikult. Selleks ajaks, kui sa tulid, siis oli oluliselt rohkem klippi kui alguses. Esimesed mingi, ma ei tea, 13... Ma tulin elu rahulikult alguse ka nüüd. 13 venda ja 5 venda said end punkte. Ongi nii või? Nii hull on või? Pro-klass! Sellepärast ongi halb. Siis ei hästi tundma või? And Michael Aurelian is there and ready in his Nissan 350Z. And Michael Aurelian is ready as well, and he's out on his first quali run. Gotta get closer to the outer zone and hitting the tricky curb, a little bit of mud and then unsettles his car a little, but still keeping it together there. Another tricky part of the track, transitioning out from the puddle there, and with a pretty nice speed there for Michael Aurelian. Nice transitions, nice angle as well, and finishing his run. That was Michael Aurelian. Äkki andestavad? His run. That was Michael Aurelian. Mina võin nulle võtta, aga ta ei tohiks. Ei no see on suva, ma saan sealt tulla mingi maska ka sõita. Kui on nagu konstantselt märg või kuiv, siis saab kätte. Ülejäänud oli okk või? Jaa, no pigem oli. Aja teine osa oli isegi, ma ütlesin, hea. See ninasse ka, sa lõid klatši või midagi. Läks jube suurel nurgal. Ei tulnud üles. Nagu mingi, seal on mingi veider koht, on nagu mäest üles ja samas seal on mingi põrkekas nagu. Läks nagu hästi suurel nurgal. Ja no esimene kast oli ka tegelikult nagu tulid välja sealt meelega. See ei ole see klubi, kuhu pürgida. Mina olen nulliklubis. Sina oled tee oma klubi, kurat. Sa oled alati mul kõik ette näidanud, kuidas tegema. Vaata, et tee paremini. Vaata, et liiga palju õppust võtta, sellepärast ega mul teiseks ringiks väga palju enesekindlust ei ole. Aga ma annan endast parima. Tõmba lõpus teine üldse kuule. Ma kolmnurgas ma mõtlen, ma panengi sealt, aga ma sealt ei jõudnud edasi jääb kord. Siis ma panen sealt ta-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 ta. So let's see Karel Piroja. Yeah, it's I don't know if he's driving with his sunglasses on as he was in the picture, but always a funny character to speak to and a good driver as well. He has to keep it together off throttle for a lot of time, one wheel dropping there. I know that the judges don't like that, but of course I think they will take into account these conditions. So nicely done this transition. He has one more corner to go, Karel Piroja, to get some points on the board, and I think that's a solid job by the Estonian driver Karel Piroja over the finish line. Nii palju jäi puudu. Ja olid seal ääre peal siis. Jumala palju kinni. Entri oli jumala hea. Aga pandi ära, ei andesta null. Ei, null. No kurat, saatanad, andestage, kui teil nive sõit näid. Ma võtsin ju jalaga hoosan ilusti maha ja vaatasin, läheb. See lõpp ikka nagu. Ma ei tundnud, et kruusa lendas. Maicel ka ei tundnud, vaata. Aga lendas. Läksin ääre peal ja oli ja siis troppis ikka. Mul on libe all kurat seal. Ära tee järgi. Jumala hea. Et tee nii nagu, algus tee nii nagu Karel praegu tegi, siis vahepeal ära tee nii nagu Karel tegi. Ja siis
finiši lõpus tein nii nagu jäta lihtsalt see kast võtmata. Ära võta seda kast. Ja sa saad selle ikka kätte. Jääb tuleb. No tuleb, mees tuleb. See on nüüd väga tähtis hetk Championshipsi olukorrast vaadates Eesti arvestades. Loodame, et mehel on külma närvi siis ja tuleb siit ikkagi punktid ära, et kui siit punkte ei tule, siis peab hakkama tähtsaid arvutusi tegema, aga ma tulevad punktid, vaata seda teist. But we continue with Michael Aurelian, and Aurelian had a 0 as well in the first run, so big, important run for him right now. Michael Aurelian, Estonia, with his Nissan 350Z. And we have seen drivers who are coping better with this weather, some who are finding it really difficult. Let's hope that Aurelian can keep it together and get some points on the board. He has managed that, and Michael Aurelian over the finish line. No mehel on vähemalt kainet mõistust ja skilli, kui on vaja. Vaata, see pensionär hakkab meil siin otsi andma. Keegi vist ei hinganud siin bussis. Vähemalt üks mees oskab sõita. Vanameister on roostas ikka. No mul BMW. Nissan ongi parem. Palju? 52 või? Sobib! No 19-nes. 19-nes? Top 16-nes see peab võitlema ennast. No vahet ei ole. Teised lähevad. Jah, raske koht on ületatud. Tandemites on kõik võimalik, seda me oleme näinud. Eelmisest korrastki. Karel lihtsalt kukkus jah tipust, topist mülkasse. Tipus ulub tuul. Tipus topi ja kuhugi sinna põrgusse. Võtsin, ma jätan ära selle. Esimese lanni oleks pealt sellise tegema. Aga no see oli nagu oota. Autos on sa võis. No kui sa tead, et ma nüüd sinna kasti sõitma ei lähe, siis see on sama nagu Karel Kealas. Tulin minast ära, siis ma olin nagu mingi, no ma ei vajuta gaasi nii kaua, kui grippima hakkab ja siis kui grippima hakkab, siis kerratad sinna lihtsalt. No praegu muidugi selles mõttes kehva. 52 selles mõttes kehva, et parem kui mina, aga väga õige, et sa tegid vähemalt seid. Ma oleks võinud parema ka minna, aga ma arvan, oleks võinud halvasti. Ei ole, kõik õiged. Enam-vähem sõiti võiks nagu need on kõvad vennad, vaata, kes saavad ju mingi punkti kätte. Kui sa teed, elu on karm reist. Näeme kütusevargele, mees annab kütust meil. No me oleme tulnud võtta sellisesse kohta, et hakkavad tandemid ja me võime kutsuda seda Riias siin ilusaks võistluseks. Aga pange see teistpidi nüüd. Mõelge ise juurde. Siim Oskar Hääl sai edasi. Strelkov on sees. See mees läheb neile järgi kohe. Läks tervitas ise. Sõit seest ära. Ei ole.
he will get. And the win goes to one judge says Chipirka, one says one more time, and the third judge says Andrius Chipirka gets the win. Oh, Caesar is over. Peaaegu olid ära kindlustamas seda. Nüüd sa lased teistel kahel eesmisel otsustada. Strelkov peab võitma, et sinust mööda minna. Siim Oskar Hääl. Kui ta tuleb top 4, siis me räägime 1 või poole punkti värgist. Oleneb, kus ta seal top 4 tuleb, 3., 4. Kui ta tuleb teiseks, see läheb sinust mööda. Nii et me lihtsalt vaatame, kas sinust sünnib meister või andsid sa natuke ise ära või oli tähtede seis lihtsalt see aasta natuke kehva, aga tulemus on ikkagi top 3. Ai, no... Ai, see oli sul loll olukord seal. Oli, jah. Ta oli aeglane. Oli, jah. Aga nagu ma ei läinud nagu ründama, aga nagu ei läinud tussitama ka vaata, aga poole vahetus oli täpselt siuke, et tulime nurga pealt, läksime poole vahetus ja siis jäi nagu seisma, mul ei olnud rohkem midagi teha vaata, siis oli juba seda. Auto oli kiirem, see oli näha vaata. Ja sisetrajektoor siis sammustab paremini. No vaatame, mis siis lahti rullub. Ma loodan, et ikkagi head asjad turul jõuvad lahti. No hooaja arvestades top 3 vähemalt. Ei, top 3 peaks kindlasti olema, aga tahaks ikka seda esimest. Ilus oleks. Äkki tuleme veel kuhugi siin ei, aga selles suhtes kõik on õige, see tuppa vähem. jaa, nagu see ongi hea, vaata. Pigem kaota sellega, et sõidad otsa, mitte et oi, vahe oli liiga suur. Ja auto läheb nuppis käima praegu. Ja kokkuvõttes poodium on ikkagi. Vaata nüüd seda otsust, see on see otsus. Praegu sa oled Eesti meister veel. Siit otsustatakse. Kuskil mingi arvutusviga sees. Võib-olla. Aga kui Siim pääseb praegu siit top 4, siis ta võidab meid poole või 1 punktiga. Ta kukub teiseks. Ja siis on Strelkov ka, kes peab võitma, nagu me rääkisime. Meil ei olegi midagi teha, kui vaadata. Me vaatamegi. Vaatame, mis siis juhtub. Päris karm saatus. Jumal hoiab sind. Sa oled meister veel. Pikendas seda protsessi. Ma tahan küll, et vampiiriga meeskond on sünnitanud 1 meistrina. Tahaks seda au poolenisti jagada ikkagi. Küll me sünnitame. Nii. Aga meeldib see keskmine nii keestlased. Ei, sellega venitati. No. What will the third judge say? One is Persic, one is one more time, and Janis Persic. Ta on teine veel. Palju õnne, vähemalt Eesti meistrid teise koha. Vähemalt sa oled esimene praegu, aga sul on võimalik tulla teiseks. No, see on näha, mis mehele öeldi ja mida tegema peab. See on safe lihtsalt. Kõik mees teab, mida mees tegema peab. Natuke draamat ka lõppu. Väike näiteks sõidab. Tulge eest ära nüüd. Ootame, vara. Otsust ei ole veel. Gangstaks läheb. Palju, mis sa ütlesid? 3-9? Ma ütlen, oota. Nii. Arvutused. Vaata jah, kas Siim Oskar 294,5 pluss 51, 48 pluss 3. On jah? Mina ütlen, et sul on 345,5. Ma ei tea, mis numbrid teil on. Mina võtan driftmodis ametliku seisu. Minu seis ütleb, et Maikal on Eesti meister. Aga meie seis ütleb, et teine. Minule ütleb, et 359 peaks olla. Sulle liigu palju. 40. Nii pingeline hetk. Maicel 53, Oss 45,5, noh. Maikelil peaks olema... Palju sa ütlesid, Oss? Saime kõiki just palju. 45,5. Palju? 45,5. Oss või? Vahe on olema, 7,5 punkti. Eesti meister!
tegime ära. me andsime sulle tööriistad, sinu teha oli vormistatud. mis aasta ja alguses sa ütlesid? vormistasid. Mis ma aasta alguses ütlesin, suured sõnad. Sellel aastal meie voolime Maikelist oma tiimiga välja ikkagi Eesti meistri. Kes sa oled nüüd? Kes sa oled nüüd? Eesti meister. Ei, sa oled pro-klassi Eesti meister. Lõpuks sa voolisid iseennast nii hästi ka, et sa kohanesid kõigega. Algus oli raske, nagu kõigil. Kõik algused on raske. Lõpuks hakkas paistma valgus ja siis tuli tunnel. Ja nüüd me oleme siin. Ma ei tea. Aitäh teile. Meeskond, Magnus! Hea küll. Tule siia, tule! See ei ole ainult minu ja Maikeli töö. Vaadake neid mehi. See habemik, kui palju ta on aega näinud. See noor poiss, kui palju ta on elektritööd teinud. Vaata, Tanel. Halle juuksekarvu rohkem juurde tulnud kui minu ajal, kui mina sõitsin. Ma arvan tänu Maikelile. Taavi on meid vedanud igale poole. Ja täna sa pead siukse seltskonna koju vedama, et sa ei kannata meid isegi välja. Õnneks saab põhjagaasiga minna. Ja muidugi taustajõud, Maikeli isa, kes on kaadris vedanud kõik rehvid sinna vahetuspunkti ja tagasi ja aidanud isegi Karelil BMW-ga sõita. Kui palju ma sain samme juurde, vaata. Ma lugesin iga päev. Ja muidugi Maikeli ema on ka seal taustal, kes on teinud kõik Instagrami storid ja postitused, kes ei taha kaamerasse jääda. Nüüd on suu aeg. Las me emotsioonid natuke lahtuvad ja äkki me suudame lõpusõnad ka öelda. Ma võtan kohe lähedale. Sander, ära kodus nutma hakka, kui sa videot vaatad. Kas Karelil on ka väike pisarake? No ikka on. Väga ikka. Haige, et suutsime selle ära kärrida ja ega seda ei oleks teinud ilma Vampiro ja Drift tiimita, ilma meie sponsoriteta, ilma sõpradeta ja ilma fännideta, nii et oi, eks me peame ilmselt varsti mingi laivi tegema ja kõik selle lahti arutama, et vana hea, pange like, share, subscribe ja ma ei tea, millal me järgmine kord näeme. Tšau! Vaadake, mis siin toimub.